kõrval kui hiiepuu, tugevalt juured maa seisad sa. Silmapiir kaugele laiuta, nii jalgu pidi maas mind hoiad sa. Sul lähedal vabalt saan hingata, nii lohutavad on su soojad käed. Su pooled jään alati hõigata ja loodan, et sa igaveseks jääd. Sest enam ma vist ei saagi sinuta. Su okstele ennast ma paigutan, niimoodi on hea, ma tean. Siin istun ja jalgu ma kõigutan, ümisedes peatub aeg. Su lugusid tahan ma kuulata, su naeratusest helgeks muutub päev. Alati ära sind. Tõstamaa noortekeskus asub Tõstamaa rahvamaja katuse korrusel, mis varasemalt oli peaaegu täiesti tühi. Ammustel aegadel oli meie mängutoa asemel kinoruum, kus näidati filme rahvamaja suure saali ekraanile. Tõstamaa noortekeskuse loomine on rahastatud Euroopa Liidu struktuuritoetusest ja valmis aastal 2010 detsembris, mil peeti suur avamispidu. Keskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 12 kuni 5 ja siin töötab 2 noorsootöötajat, Jaanika ja Karoliine. Tõstamaa noortekeskus on koht, kuhu noored tulevad peale koolitunde bussi ootama või sõpradega aega veetma, sest siin on tegevusi kõikidele. Noorte lemmiktegevused on PlayStation, Xbox, piljard ja õhuhoki. Meil on eriti hea meel uue ja kaasaegse köögi üle, kus saab juua teed ja endale süüa teha. Aeg-ajalt teeme koos pannkooke, pitsat, muffineid või muud söötavat. Samuti meeldib noortele meisterdada, muusikat kuulata, arvuteid kasutada ning laua- ja kaardimänge mängida. Üks lemmik on loomulikult bingo. Meil on olemas ka vahendeid õues mängimiseks, näiteks lauatennis. Teisel pool maja on meil ka bandiruum, kus noored saavad erinevaid instrumente õppida ja harjutada ning olemas on ka tehnika muusika salvestamiseks. Täna on Tõstamaa üks väga tähtis päev. Aastanumber võis olla 1986, see on hulk aega tagasi ja ma arvan, et enamus teist polnud veel sündinudki. Mõned üksikud siin, kes sel ajal sündinud olid. Ja siis sai valmis Tõstamaa rahvamaja, seesama maja, mis siin on. Ja siis need ruumid, mis siin teisel korrusel on, jäid välja ehitamata ja siis räägiti, et õige pea saavad need ruumid ka valmis. No nüüd te võite ise arvutada, kui palju aega on läinud, aga nüüd on need ruumid ka valmis. Ja eriti hea meel on mul selle üle, et sellest ruumidest on tulnud üks selline asi nagu noortekeskus ja tegelikult ka sellest on räägitud päris kaua, et oleks vaja sellist noortele päris oma kohta, kus need noored saaksid minna ja olla ja seal midagi toimetada. Aga ma arvan, et kõige suurem rõõm oleks sellest noortekeskusest siis, kui see kuskil 2 kuu pärast võiksime öelda kõik ja eriti noored just, et võt see on just see koht, kus on selline väga mõnus ja hea koht. Aga see, et see pool asja ja need ruumid valmis said, siis ilmselt või ongi päris palju inimesi, kes sellel on kaasa aidanud, aga kõige rohkem ja projektijuhina on seda asja vedanud Anu ja mul väga suurt kingitust Anul ei ole, aga ma arvan, et Anu on küll ära teeninud ühe suure aplausi. Kas saaksite tutvustada ja
rääkida, kuidas olete noortekeskuse loomisega seotud. Tere, mina olen Anu Peterson ja mina töötasin noortekeskuse loomise ajal Tõstamaa vallas abivallavanemana. Kust tuli idee luua noortekeskus? Olime seda mõtet tegelikult juba päris mitmeid aastaid mõrgutanud. Ja tegelikult oli minul varasem kokkupuude noorsootööga läbi sellise toreda programmi nagu Euroopa noored. Ja ma olin varasemalt käinud mõnedel õppevisiitidel Hollandis, Saksamaal, Belgias ja tutvunud seal noorsootööga ja siis sealt jäigi selline mõte peas tiksuma, et selliseid toredaid võimalusi võiks ka meie noortele pakkuda. Kes oli idee algataja? Ma arvan, et see idee sündis koos, et mina, tollane vallavanem Toomas Rõhu ja meil oli ka väga hea ehitusnõunik Ain Pirk. Mis oli vaja teha, et noortekeskus üldse rajada? Me esitasime taotlusprojekti sihtasutusele Innove ja seal oli selline võimalus, et taotleda Euroopa Liidu struktuurifondide raha. Ja meil õnnestuski saada toetust, see oli tol ajal umbes 3,2 miljonit Eesti krooni ja vald pani sinna veel oma osa üle 200 000 krooni. Kuidas teekond noortekeskuse loomiseni kulges? Kui me olime saanud positiivse otsuse sellele projektile, et saame toetust, siis me alustasime noortekeskuse ruumide projekteerimist. Et siin selles kohas, kus need täna on toredad ruumid, oli tegelikult selline üsna suur tühjus, et siin katuse all ei olnud tegelikult varem selliseid ruume ja need ruumid on siia välja ehitatud ja koostöös siis projekteerijaga leiti selline hea ruumide lahendus siia. Kuidas lõppude lõpuks noortekeskus sündis? Kui projekt oli valmis, siis leidsime riigihankega siia ehitaja ja ruumi hakati välja ehitama. Ja 2010 siis aasta lõpus olidki need ruumid valmis, et saimegi tulikult avada. Tugevalt juured ma seisad sa. Silmapiir kaugele laiuta, nii jalgu pidi maas mind hoiad sa. Sul lähedal vabalt sa ringata, nii lohutab on sa soojad käed. Tõstamaa noortevolikogu asutati aastal 2011 ja toimetas seni, kuni Tõstamaa liideti Pärnuga. Tõstamaa noortevolikogu koosolekud toimusid noortekeskuses. Noortevolikogu rääkis kaasa valla tegemistel, korraldas palju toredaid sündmusi, näiteks turvapäev, mis toimus lastekaitsepäeval, kus vabatahtlikud tulid noortele oma tegemistest rääkima politsei, Päästeamet, Kaitseliit ja muud sellised organisatsioonid. Noortevolikogu üks suuremaid saavutusi oli Tõstamaa aastanoore valimine, mille algatas Tõstamaa noortevolikogu. Aastanoore tiitel anti üles samal üritusel, kus anti ka Tõstamaa vabimärgid. Auhinnad saadi sponsoritelt, mille noored ise organiseerisid. Tõstamaa noortekeskuses on toimunud ja toimub palju erinevaid üritusi, sündmusi ja tegevusi. Me meisterdame, mängime, võistleme, harjutame, õpime ja palju muud põnevat. Tänu erinevatele projektidele oleme saanud soetada endale erinevad mänguvahendeid ja korraldada põnevaid laagreid ja üritusi, näiteks lastekaitsepäev.
Samuti oleme käinud Raba 5 siseskatepargis, kus õppisime ja harjutasime tõukeratta, rula ja rattaga erinevaid trikke. Igal aastal tähistame oma sünnipäeva detsembri alguses. Meil on alati laual kook, mõned kingitused ja külla tulevad ka külalised nii Tõstamaalt kui ka kaugemalt. Sünnipäeval alati kõlab muusika ja teeme erinevaid toredaid tegevusi. Viimasel sünnipäeval valmistasid kogandusriigi poisid meile burgereid ja lõpetuseks oli vinge tuleshow õues. Osaleme erinevatel sündmustel väljaspool keskust, näiteks Pootsi laadal ja Räime festil. Toimetame lastenurgas ning osavale päevadel oleme avatud kõigile huvilistele. Kõik lapsed saavad joonistada, meseldada, mängida koos meie noortekeskuse noortega, kes on tulnud vabatahtlikult appi. Vahepeal on isegi näomaalingute tegija kohal. Kõik meie tegevused on huvilistele tasuta. Noortekeskuses toimuvad ka erinevad minilaagrid, 1 või 2 öised. Laagrid on palju erinevatel teemadel. Tüdrukute laager, poiste laager, sportlikumad laagrid, filmi vaatamise laagrid ja palju teisi teemasid. Laagrites on mitmeid erinevaid tegevusi, näiteks meisterdame, fotojaht, sportlikud mängud suures saalis ja kui me saame kuskilt rahastust, siis saame külla kutsuda põnevaid töötubasid. Viimasel korral käis meil külas partner Akro, kes viis läbi 3-tunnise akrobaatika töötoa. See oli päris vinge ja midagi sellist, mida noored veel proovida ei ole saanud. Seda laagrit toetas Pärnu linnavalitsus. Viimased 2 aastat on meil isegi suvelaager, mis toimub Ermistu puhkekülas. Seal saame olla rohkem õues ja ööbida kämpingutes. Koostöös Rahvamajaga oleme korraldanud talendijahti, kuusetralli, emapäeva ja muid sündmusi. Rahvamajaga on meil hea koostöö, alati toetame ja aitame üksteist. Meie tegevustega saate kursis olla Tõstamaa noortekeskuse Facebooki ja Instagrami lehel ning lugeda kuu kokkuvõtteid meie noortekeskuse blogis. Kuidas te näete noortekeskust 5 aasta pärast? Mina näen niimoodi, et siin võiks olla enda noortega pagar näiteks. Ma sooviks, et siin oleks parem internet, kohvi, kus oleks Sprite, Fanta, Cola ja kreemisai. Siis sooviks, et siin oleks bassein, batuut ja 5 arvutit. Ma sooviks, et 5 aasta pärast noortekeskuses oleks parem internet, rohkem mänguruumi, rohkem arvuteid, selliseid konsoole, siis veel üritusi paljusi, rohkem ööbimisi ja see oleks enda poolt päris kõik. 5 aasta pärast võiks noortekas olla tasuta baar, kus saab osta igasuguseid jooke ja süüa. Nii, mina arvan, et siit on nagu need kohad parandatud, siis see parandatud, siis on siin uus diivan, uued arvutid nagu ja monitorid, jah. Ja siis uued konsoolid ja järelikult ka veel uued toolid. Ma mõtleksin, et siin oleks mingi Maxi Marketi uks, kui me lähme siia ette, siis see läheb lahti see. Nagu siin on andur või nagu see oleks siin näiteks andur siin näiteks ja siis tuleme ette, siis see tuleb lahti ja me saame lihtsalt siia sisse tulla. Minu arust võiks 5 aasta pärast olla noortekeskuses terved seinad, uued arvutid ja parem internet. Siin on 5 aasta pärast skatepark. Sest enam ma